Tere teile kõigile, raadiojaam ES1 ROB või õigemini võiks öelda nüüd juba ka meediakanal ES1 ROB alustab oma Kodukandi lugude sarja. Ja Kodukandi lood algavad meil seekord Rapla maakonnast, Kohila vallast ja Aespalt. Praegusel hetkel oleme siin teeristi peal, kus üks tee läheb Kohila poole. Ja üldse see teerist, kus meie oleme praegu, on tõenäoliselt huvitav, et siin saavad kokku mitme administratsiooni piirid. Nagu te näete, sildid näitavad siin Kiisa keskust, sildid näitavad ka Kohila, Pilivere ja kui me vaatame nüüd siia teisele poole, mis on siin selle teisel pool maanteed, selle Pruunimaja taga, on Saku vald ja Harju maakond. Aga meie antud hetkel seisame siin Rapla maakonna piiri peal. Ja nii oleme siis mitmel erineval ristteel ja olemegi sellises sõlmpunktis, kus saavad alguse siis Rapla maakonna ja Harju maakonna ühised piirid. Kui me liigume veel nüüd kaameraga mööda seda teed, siis nagu näha on siin selle tee nimi on Hageri tee ja Hageri tee siis kõlg on siis piiriks Rapla maakonna ja Harju maakonna vahel. Hilisemas käigus, kui me jõuame ühe teise lõiguga, jõuame sinnapoole, siis on näha ka see, et Rapla maakonna muutub ühtseks piiriks ja oleme ka täpselt Harjumaa ja Raplamaa piiri peal. See, mis siin ka siis teisel pool kannab ka veel nime Roobuka. Aga nii, et osa Roobukat jääb siis ühele poole ja teine osa Roobukast jääb ka teisele poole. Uus tee, mis läheb Kohila poole, on siin ka täiesti olemas ning selle kaudu on siis Aespa ühendatud Kohilaga ehk siis vallakeskusega. Ja võiks rääkida muidugi ka veel paljult. Aespa on vana suvilarajoon. Omal ajal asutuste, vabrikute, tehaste, suvilate krundid. Sellepärast on ka see, et Aespal on ka väga palju huvitavaid tänavanimesid. Ja sellest me hakkame teile ka rääkima oma järgnevatest lõikudes, oma järgnevatest saadetes. Ja praegune siis esimene on siis sissejuhatav saade ja mõne aja pärast me paneme oma kaamera uuesti pilti näitama juba Aespa sees. Aespat võib siis nii-öelda pidada täiesti piirikülaks, piirialaks. Harjumaa ja Raplamaa piirialaks. Ja esiotsa siis sellest lõigust on siis nagu sissejuhatavalt või ka siis esimeseks lõiguks on siis ka hetkel kõik räägitud ja edasi liigume siis juba Aespa sisemusse, et näidata ka erinevaid tänavaid, erinevaid teid ja vaadata, mis toimub siis Aespal. Aga seniks kuulmiseni, nägemiseni.